Kell on nüüd 8:39 minutit ja nagu ikka sellel ajal meie saates hakkame rääkima nädala tegijaga ja selle nädalaseks tegijaks oleme valinud öise vahtkonna aktivisti ja antifašisti Andrei Andronovi, kes siis süüdistab nüüd Eesti politseid poliitilises arreteerimises, aga millest tegelikult on case selles, et 2007. aastal ja 2008. aastal Andronov peksis oma naist, kasutas tema kallal korduvalt vägivalda, kohus karistas teda rahakaristusega, aga kuna ta siis trahvi ära ei maksnud, kuulutati ta tagaotsitavaks ning tänavu 25. juulil võeti siis kinni ning selle peale siis igasugused erinevad kaasmaalaste, natsismita maailma, öiste vahtkondade ja muude selliste ettevõtmiste juhid esitasid siis pärimise selle kohta, et mis toimub ja miks on siis Eesti Vabariik selles süüdi kõiges. Jah, ja nüüd oleme Andreile helistanud, et uurida, mis case siis täpsemalt on. Hallo, Andrei! No, привет, kurat! Räägite eesti keelt ka ikka, loodan? No, peab rääkima siin muud moodi ei saa hakkama, muidu hakatakse kohe, pannakse sind vangi ja kuradi hakatakse sind peksma sind ja mõnitsama ja ütlema, et sa oled, ma ei tea, kes on ju. Nimetati siis teie arreteerimist antifašistide vastaseks operatsiooniks. Aga tegelikult olete te ju tavaline naisepeksja. Mis kurat, mul on väga kõva poliitika poiss ka siin, naisepeks, ma ei aru, mis ajast see naisepeks enam on mingisugune asi, mille peale peab politsei koju tulema, Vene vanasõna ütleb... Ega see pole siin mingi kuradi Vatikan, et midagi teha ei tohi. Meie kurat oleme aastasadu oma naisi peksnud, kes armastavad meil, teevad meile sibulassupi ja kõiki asju ja kurat, pole häda midagi. Nüüd tuleb kohe politsei, hakkab mul siin käsi raudu panema, Kui te ei soovi Eesti Vabariigi seaduste järgi elada, meil on siin naiste peksmine keelatud. Minge oma kodumaale, seal võite peksta nii palju kui tahad. Meil on isegi Venemaal suur saade naise peks. Teil siin on naise vahetus. Mida sa vahetad? Kuidas sa võtad teise naise? Ütle mulle. Teise naisega elad koos. See on ju puhas kurdi petmine, raisk. No võtad teise nagu moslemitel on kombeks. Võtad, kui on raha, võtad teise naise. Lõpeta ära moslemi jutuga. See on rõvedus. Ma räägin sulle. Naise peks on üks õige asi. Kui lööd, siis armastad. Unustame ära, see on nagu kurdi füüsiline kontakt väga hea. Me siin vahetame oma vahel kurdi energiat ja kõik asju, kõik on väga hästi, Miks pärast mind pannakse kurdi Eesti Vabariik ja tead, miks ma talle andsin peksa või? Ei tea. Sest ta oli kuradi hakkas mulle mingit eestikeelset sopa ajama, meie kodus. Me oleme Eesti diaspora siin, kurat. Ja tema tuleb mulle ütlema, ma ütlen talle, ole hea kallis. Vene keeles ütlen. No nii. Дорогая моя, tee mulle natukene teed, tšaiku, Korotše. Ja tema kurat tuleb, ütleb mulle, okei. Ma ütlesin, kurat, selges eesti keeles ütles okei. Selges eesti keeles okei. Ma ütlesin, kurat, Tanja, tead, siuke pullväis, kurdi lõpetame kohe ära. Ta ütles mulle selle peale, all right. Ma ütlesin, kurat, vaata, minu majas eesti keelt ei räägita. Panin tuoda kurdi vaba käega pikki kurdi palle raisk. Aga Eesti Vabariik ütleb, et te panite 16. oktoobrist 2007. aastal kuni 2008. aasta 22. jaanuarini talle vastu pea. See oli pikk löök. Mul on poksija, mul on pikk löök. See kestab kaua. Ja kohe oli sireen ukse taga. Kuradi mingi kuradi major, kuradi leitnant, kuradi kukeke või ma ei tea, mis ta nimi on. Mentid olid ukse taga. Mentid olid kohe, panid käed raudu, ütlesid, viime vangi, šalala, nagu ma poleks enam istunud vangid. Mis kuradi riik see on? Ma tahan, mina venelane. Tahan siin elada jumala normaalset elu. Elada oma rahva kultuuri pärandiga. Huias ma ütlen, Ja teie, Andrei, siis nüüd süüdistate, et see oli poliitiline arreteerimine. Ma räägin, ma hakkasin tead kadustama, Tanja, maja, daraгаja. On võib-olla nuhk. Ta saadeti mul seal kuradi õnnestust, kuidas see olla, ennustustööd tegema. Ennustust tegema, tead. Vaatasin üks päev, tuleb. Must särk seljas, valged kingad jalas. Ütleb, ma lähen juuksurisse. Ma ütlesin, tead, mine tead, kus sa tahad. Tuled tagasi, sinine pea. Vaatasin. Väga ilus sinimust-valge kombinatsioon, kiidan heaks. Kurat, mida sa jamad, raisk? Kas sa tahad nende fašistidega nüüd ühte heitava? Tema ütleb, et see on Eesti Vabariik, me oleme kõik siin selle kodanikud. Ma ütlesin, tead, pašol töö, tead. Pani jälle labakaga. Andrei, miks te elate selles Eesti Vabariigis, kui siin on nii raske ja halb olla? Ma olen siin sindinud. Minu isa sindis ka siin sindis.
Pärnu lähedal. Jaa. Sindis. No väga hea. Ja mina tahan ka siin olla, aga ma olen venelane. Minule meeldib siin, aga siin on asjad valesti. Siin on fašistid on võtnud jõu üle, jõuga on kõik asjad üle võtnud. Mul kurat, ilus kuju oli tennismäel, Saime poistega kokku, tegime paar kuradi head napsu. Ja siis kuradi võtavad ära poisid. Ma ei osta kuhugi minna, ma orienteerisin sellega. See oli minu GPS. See oli minu põhjanael, mille kaudu ma teadsin. Ütlesin sõpradele, küsib, kuule, saame kokku paaris. Ma ütlesin, kus paaris? No seal armenianide juures, selles Tšogneres on ju. Küsib, kus on? 100 versta sealt kuju juurest põhja poole. Enam pole, mida ma teen, kuhu ma lähen? Ma olen nagu mingi pietakannan käin ringi. Ole kodus. Kuda ma kodus olen, kodus on eenestaja. Naine eenestab iga päev, mul kuradi diasporaad, Väga hirmus. Mida Eesti Vabariik veel on halba teinud, Andrei? Mida need fašistid veel on halba teile teinud? Tegelikult küsiksin, kas siis Eesti Vabariik on pigem fašistid või pigem natsid? Mõlemad. Fašistid, natsid ja kõik need muud asjad, mille ma eesti keeles sõnu ei teagi. Võite vene keeles öelda? Seda pole isegi rumalad inimesed. Blondid. Tahavad meid kõiki ära tappa. Panna meid mingisesse väiksesse kohta, siin on Nerva Jeesuse juures, kuradi väiksesse laagris, elakes seal, tehke tööd, söögi üks ennast, on ju. Me tahame levida üle Eesti, käia ka Saaremaal puhkamas, rahulikult praami veel öelda, пожалуйста, один бутерброд с сыром. Ei saa, keeleseadus, kakoi, Soomes, kurat, räägid rootsi keeles, kõik on need jutud ka seal kuradi siltide peal. Meil pole midagi, kõik on ära kustutud, tänava nimed vanasti oli, nii et plötsiti kohe ära. Teate, Andrei, võin öelda teile Soome kohta nii, et käisin just äsja ise Soomes Muumimaal ja seal on üks voldik oli isegi vene keeles. No vot, isegi soomlastel on venekeelne muumivoldik, ma pole siin midagi venekeelset muumi asja näinudki. Isegi subtiitrid pole vene keeles. Ei ole, Elionid ikka laenatust vaata, muumisid ikka päev. Mida midagi ei saa aru. Kurat, mis see vabariik see on? Isegi muumisid ei näe, No nii see on, ja Andrei, nüüd teid on nüüd korraks vangist välja lastud, siis saan aru, jah? Ja varsti oodatakse teid tagasi, aga samal ajal siis ikkagi jõudsite nüüd siis ikkagi Sinimägedel toimuva piketi organisatsioonikomiteesse kuuluda. Ei, seda mina ei ole teinud. Mina tulin lihtsalt vangast koju, läksin poistega, pudeli viina ära, läksin koju, naised peksa, seksisime ja jäin magama. Teid on, Andrei, lihtsalt ära kasutanud. Propaganda vankriet olete rakendunud. Tegelikult olete lihtne vene mees ju. Mul on täiesti lihtne vene mees. Ma tahan lihtsalt seda, mis on minu esiisade oma olnud aasta tuhandeid. Aga ei lasta siin. Fašistid ju panevad käe ette, šlagbaum on all kogu aeg. Ei ole kuhugi minna, ei saa midagi teha. Kogu aeg kiusatakse takka. Andrei, kutsume üles siinkohal kõiki kuulajaid ostma teile rongipileti ja saatma teid itta. Союз нерушимый республик свободный, ütleks selle peale. Head aega, Andrei. Nägemist.